Lady, I'm your knight, shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. Tere hommikust kõigile. You have gone and made me such a fool. No kes on täna unetud ja hommikul tööle ei lähe ja mul on hea meel, et te olete siin minu laivis ka. We belong together. Tere Kristjan, tere. Ma hakkasin praegu sättima alles muusikat ja kõike ja siis ma ei näinud kohe sinu kirjet. Lady, for so Jou. years I thought I'd never find you. Kristjan, kas mina tunnen sind kuidagi? Come into my life and made me whole. Sinnast raanist vaadata on teistmoodi. Let me wait to see you each and every morning. Ja, aga siis me tunneme kooliaegset midagi äkki kogemata. In my ear. In my eyes, I see no one else but you. See on erakordne juhus, et ma täna üleval olen. Aga kuna TikTok on võlunud maailma, siis ma mõtlesin, et ma teen ka väikse laivi. Jou, Opran. Jou. Siis me ei ole ühes koolis käinud. Vaata siin TikTokis on ju nimetud teised ju. Ma ei teadnud. Ma pidin küsima. Ma mõtlesin seal Kristjan see, kes koolist oli. Okei. Kas mind on hästi kuulda või ma panen muusiku väiksemaks? Tere, Rainer. Nii. Paneme mingi teise muusikaga. Mul, kus Eesti muusika on pani pange, aga ma saan teha ühe teise asja küll, jah. Meil on ju YouTube olemas, on ju. Mul kõvaketas, kus oli hästi palju Eesti muusika terveid albumeid. No neid oli palju. Pani pange, ega ma tean, ma saan selle kõvaketta korda, tal on ainult elektrooniline asi rikkis. Aga ma pean minema lihtsalt teise Eesti kanti, kes parandab neid. Nii, paneme siis YouTube'ist Eesti muusikat. Aga ma panen
mis muusikat te ise kuulate muidugi? Kristjan, mis muusikat sa ise kuulad näiteks? Ma lihtsalt küsin, ma ei ütle, et ma panen seda kohe käima. Mul on omad süsteemid praegu, mida ma tahaks käima. Jaa, sa oled mind enne ka vaadanud, jah. Muidu ma ei räägi, aga täna ma räägin. Sest et täna ma olen telefoni laivis. Kui ma arvuti laivis olen, siis ma rohkem teengi, siis ongi mul muusika rubriik. No. Nii, Eesti muusika. Mida sa sealt nagu ise kuulad? Sest asi on selles, et me ei taha mingit suva kuulata, mingisugused reflekse ja ma ei tea, mis asju. Kui on midagi head, siis Eesti kuld ja muld ei ole ka päris äge, aga midagi vahepealset sellist. Oota, paneme näiteks, mis sina pakud? Tere hommikust. Sulle öeldi Kristjan. Kristjan, sind tervitati praegu, kuulsid ja nägid ja. Paneme Eesti muusikast, mis me paneme siis? Eesti muusikaga ma olen täitsa paok siis. Aga ma tean tegelikult sellist asja, ma tean välismaa muusikat palju tean. Sellepärast ma Eesti muusikat vähe teangi, sest ma olen harjunud välismuusikaga. Nii, aga Eesti muusikast jälle ja kõva küsimus. Tere hommikust, Tiina. Eesti muusikast, mida ma võiks panna? Anne, oota, mis ta teine, see artisti nimi oli? Salumaa vist oli. Salumaa. Nii, vaatame, kas tuleb. Anne Salumaa. Jah, midagi tuli, aga need lood ei ole need. Ei olegi neid siin üleval või? Ahah, okei. Selge. Proovime siis Annega otsida. Siis hakkab sellised uusi andma. No, aitäh. Paneme siis Eesti muusikast midagi ilusat. Ma ei tea, Maarja-Liis Ilus või? Praegu alguseks. Paneme Maarja-Liis Ilus. Siliipsuga ilma. Vaatame kohe. No kaelage jääl, seda ma ka ei taha kuulata. Kohtumine. Kohtumine oli äge. Tum. Nüüd tuleb reklaamiga vahepeal. Nii kooli, tööle kui muudeks uuteks algusteks. Muidugi võttis mõtlema. Aga välismaa artistid on mul nagu 0-1. Tähendab 1-1. Sellepärast ma Eesti artistidega jännis olengi. Aga see kõvaketas jah läks mul, ma näitan ka korra selle. Ma võtan juhtme tagant ära, siis ma saan näidata. 2 juhet taga. Pani puuksu. Elektrooniline värk pani puuksu. Siin on nii palju infot peale. Eriti veel seda Eesti muusikat. No jah, aga ma Urmas Reinsalu sugulane ka ei ole, nii et ma ei tea täpselt, mis see tähendab. Oota, kirin tagasi. Jah. Aga kui sarnanen, siis sarnanen. Ma ei tea, kas see on hea või halb või. Taast kui... No mina poliitikat ei aja tavaliselt. Mul isegi tüütab ära, kui ma uudiseid vaatan õhtuti. Ja muusikaga ka minuga täpselt niimoodi, et sealt tuleb vahelt vahe võtta.
aga muidu kuulan muusikat New Age'ist kuni rockini välja. Et selline asi on jah. Kuidas te siin kõrvalt ja vahel kuulate? No ja nüüd tuleb see refreeni vahe, okei. Las ta laseb natukene rütmi ka, siis ma kuulan. Kuidas teie kuulete? Te kuulete tumedalt, aga ma loodan, et see lihtsalt netieetris on parasjagu, siis netieetri kaotab ka kvaliteeti. Meid suuremas veel. Mina ei tea, ma mängin järgmisena siis Best Before'i ja ma tahaks teada, kirjutage kohe alla, kes Best Before'i teavad. Pange mingisugune kirje sinna alla. Nii ja siit Best Before tuleb. Koos reklaamiga muidugi. Tahvelil on parim valik maitseid igaks olukorraks. Ei, ma olen natukene juba maganud ka, et selles mõttes, et mul läks uni ära. Tulin vaatama, mis teie ka teete siin. Ja siis ma otsustasin, et ma käisin enne vaatamas, et kuhu saab kaaslaivi minna. Aga vähe inimesi on. Sarapuu on ja siis teised ja. Ja siis ma otsustasin, et ma teen ise laivi. Vaatan, mis saab. Täna olete minuga. Aga muusikat ma mängin niisugust nagu vahede vahelt. Ma ei mängi suvalist muusikat. Ja mul on hea tuju on mul ikka. Ega see ei tähenda, et ma nüüd magasin kõvasti ja siis ärkasin üles. Lihtsalt uni läks ära ja tekkiski hea tuju ja sellepärast ma laivis olengi. Ega ma paha tujuga laivi ei tule. Aga mis sa, Katrin, ise üleval teed siis? Hakkad hommikul tööle minema? Lühidalt küsides. Aga kas sul on... Tegid ringi ära, oled kodus, kas sul oli telefon ka kaasas või? Said mu küsimusest aru küll. Okei. Ja nüüd piilud kohe minu laivi. Aitäh sulle. Aitäh. Vaata, voodis on ka hea olla. Mina panen ka teise padja ka panen pea alla ja siis on tõstan padjat vastu seina. Minul on selline võimalus. Meil ei ole keset tubavoodi. Ja siis vahepeal isegi mitu tundi läheb aega enne, kui ma TikTokist lahti saan, kui ma inimeste laive vaatan. Okei. Aga sinu vaiksed laivid, mis sulle meeldivad, see tähendab siis seda, et inimesed on rahulikud, kes laivi teevad.
Muidu küll nagu raadio, ma sain aru küll. Jah, siin on üht kui teist, oi jumala eest. Pane päeval käima, siis opa ei olla, hakkab peale. Nii. Järgmisena ma otsustasin mängida Code One'i ja siis ma otsustasin mängida Miks sa vaikida ei suutnud. Või siis Miks sa vältida ei suutnud, õigemini öeldes. Ja nüüd ta siis peale reklaami muidugi tuleb, on ju, ja siis ta tuleb. 8,99, laste vihmajope 25% soodsamalt, 7,49 ja laste vihmapüksid samuti 25% soodsamalt, 6,69, Lidl, rõõmus soodne. Lase veel üks reklaam, ei lase nüüd. Need on palad, mis mul on eluaeg meeldinud. Ma olen üldse vinüülist, linkmakist ja kassetist ja kõigest tuntud ja tuntud huviline. Enda jaoks vähemalt, kui teiste jaoks mitte. Ja ma mäletan seda, kui Code One alustas, et siis algul olid kassetid. Tegelikult 92-93, kui nad alustas, seal 94 võibolla. Ja ma mõtlen selle peale, et nad tegid ikka veel kasseti ka ja samast oli esimene CD-plaat ka otsa. 96 lasti vist CD-plaat välja. Esimesele kassetile 92-93, mis see esimene kassett välja tuli. Lasti plaat välja 96. Ja mõtlen sellist asja, et ma ei tea, mis ma selle Koit Toomele ütlen. Kõva mees. Ta oskab oma muusikat väljendada vaata nende klahvide peal, mis on nimetuseks on selle aparaadil klaver. Ta oskab seda väljendada. No nüüd me praegu räägime sellest palast, mis praegu käib. See pala on muidugi tegelikult see on see, kus ta laulab. Aga ta lava peal oskab ennast väljendada nii, et andke minna. Kui te videot praegu näeksite, mina praegu näen ja vaatan hoolega. Ta on nii tubli noores eas. Juba noores eas oli tubli. Aga kus see kaaslaulja kadunud on, seda ma ei tea. Kas keegi oskab kirjutada? Kuhu see kaaslaulja kadunud on? Enam ei ole bändi Code One ju. Nii, vaatan nüüd. Siin oli 2-3 pakkumist, tahavad tulla külalisena. Üks tahab tulla, 2 on pakutud ju selle TikToki poolt. Las nad siis olla. Nii, järgmisena mängime ikka minu vahepealset muusikat. Tuugik Start tuleb järgmisena, aga meil läheb veel aega enne, kui me selle käima paneme. Kui ma selle käima panen. Sinamaani kuulame Code One'i. Ma võin veel natukene rääkida selle Koit Toome eluloost. Ta läks oma naisega natukene tülli. Aga see ongi mitte jutumärkides, oli natuke tülli. See oli umbes 7-8 aastat tagasi. Aga pani oma naisega elu edasi. Nii et ma ütlen Koidule, et kõva sõna, et sa oled olemas ja meiega. Ei, ma Koitu ei tunne nii täpselt. Ma lihtsalt loen ajakirjandust natukene. See on ajakirjanduse ütlemine, mida ma nüüd tsiteerisin.
ja ma ütlen selle asja sulle, et ajakirjandus ei ole ka minule number 1, mida ma täielikult usaldan. Aga lihtsalt ma ütlesin kohe, tsiteerisin ajakirjandust. No, mina oleks Koiduga näiteks tuttav, ma ütlen ühe asja. Siis Koit oleks pannud mind juba kohe kuskile, abistanud mind vähemalt kuskile lauljaks. Mul on selline hääletoon, millega ma räägin, on selline üksluine asi, aga teine asi on see, et kui ma laulan, siis on teistmoodi. Vaata, näiteks oli meil selline ansambel Blacki, seda lauljat vist meil enam ei ole, Nii, ta lõppes ära ja nüüd tuleb Tuugistart. Ja et ansambel Blacki oli, kuna nüüd seda päris lauljat Lea Liitmat enam ei ole, siis ütlen ausalt, et kui ta rääkis, siis tema hääletoon oli teine. Kui ta laulis, siis tema hääletoon oli teine. Ja on üks point veel. Kui ta röökis laste peale, tähendab, lapsed on rääkinud, kirjutanud mingi blogi, kuidas ema oli. Ma olen tagantjärgi selle blogi lugenud pärast tema kadumist. Siis mõni laps ütleb, et ema oli vahepeal kuri ka. Ja siis, kui ta röökis, siis tal oli 3. hääletoon. Mitte enam teine. Nii et vaata, see on selline asi, et kui hakkad rääkima, laulma, röökima, hääletoonid on teised. Mitte ainult hertsisagesust muutuvad. Nii et Blacki näiteks rääkimisega mulle ta ei meeldinud. Aga kui ta laulis, opa, jipa, kolla. Lea Liitma ehk siis Lea Liitma. Jaa, aga hääletoonis. Aga küsimus on selles, et mõni paneb 5 oktavit. See on ime. Näiteks, on mõned artistid, aga paljud artistid oskavad 1-2 oktavit ainult laulda. Nii et see ei ole päris õige. Minu arvates ei ole päris õige. Sinu arvates, jah, nii on. Aga hääletooni ei saa kõik muuta. Mõnel jääbki, on ainult 1 hääletoon. See on nagu 1 kindel oktav. Aga võtame nüüd Koit Toome näiteks. Tema suudab 5 oktavit ära laulda. Me vaatasime teda kunagi saates ju, mis see oli nüüd? Mingi laulud tähtedega. See oli juba aastaid tagasi. Ma ei ole neid saateid enam pühapäeva õhtuti vaadanud. Üks tuleb teisele otsa ja siis ma ei vaata kordust ka, ma vaatan pigem filmikordusena seriaalena. Aga õpitav, ei, hääletooni ei saa õppida. Oktaveid ei saa õppida. Sa võid 1 oktavist teise ära õppida, aga 5 korraga sa ei õpi. Nii et Koit Toomel ja paljudel teistel on 5 oktavit ja see on huvitav. Huvitav. Koit ju laulis seal neid ilusaid tenoreid ja asju, välismaa oma artiste. Ja ta suutis selle ära teha niimoodi nagu 1-1. Kui ei oleks tema eetris, siis ma arvakski, et Andrea Bocelli laula. See on üks näide temast ju. Ta on kõva mees. Jaa.
tänapäeva noored peavad muusikakooli läbima. Aga vanaja noored said tavalises koolis muusikatunnis juba praktika kätte. Mina arvan nii. Nii, järgmisena ma siis mängin meile, mida ma enne rääkisin, kellest ma rääkisin, mängin ansambel Blackit. Nii lihtne on mängida jõutuubist, ma pole ammu jõutuubist laivis mänginud midagi. Kas enda muusika ise miksitud või siis vähemalt oma selle, nagu öeldakse, oma kõvaketta pealt tuleb kõik. Aga nüüd täna jah, ma proovin siis Kristjani soovitusel, et mängi Eesti muusikat, kuna mul kõvaketast läks puuks, ma näitan uuesti seda, kes ei ole näinud veel, seesama kõvaketast tahab uut mingisugust elektroonikasüsteemi, meil oli siin alapinge ja see ei olnud mul upsis sees. Kes ei tea veel, mis on ups, siis ma kohe räägin. Ups on voolualaldi, voolukõvendi, ta hoiab pinget, pingealaldi, pingehoidja. Ta ei olnud upsis sees ja tookord oli madal pinge ja ta lõmbas läbi. Ja siin on nii palju muusikat, Eesti muusikat, et nüüd ma peangi jõutubi kasutama. No üle pika ajaga ise ka käin jõutubis ja nüüd täna mängin teile ka jõutubist muusikat. Ma tänan. Aitäh jälgimise eest. Oi, jälle keegi. Aitäh, veel tuli juurde. Issand jumal, mida ma teinud olen? Mul on vist, ma ei tea, mingi külgetõmbe efekt on vist. Aitäh teile. Aitäh teile sõbrad, ma tahtsin öelda. Ma ütlen kohe välja. See on nüüd Lea Liitma siis. No muidugi ta oli vahepeal mitte nüüd oma nimega enam, vahepeal ta oli Lion, aga ma ei tea, kas ta nüüd, kuidas inimene ära kaob, öeldakse niimoodi, et kas siis läheb siis oma neiupõlve nimi tagasi või jääb uue nimega. Ma ei tea, kas ta on Lion või ta on Lea Liitma. Aga igal juhul, teda enam meie hulgas ei ole, nii et me ei oska öelda. Aitäh sulle. Sa oled jälle minu lemmik, kes võtab mind, ma ei tea, omaks või kuidas seda öeldakse. Aga mis meil kõigil on täna ongi see hommik, kui me lihtsalt oleme ärganud mingi ööunest või mõni on terve öö üleval olnud ja siis tuleb nüüd laivi vaatama. Täna on midagi erilist. Ma ei tea, ma kohe tundsin öösel unes magades, et ma pean üles tulema, ma ei saa niisama olla. Ma ei ole iga öö üleval, olete ju mind tähele pannud küll. Tavaliselt päevasel ajal teen laivi. Nii, järgmisena ma mõtlesin mängida. Järgmisena mängin ma meile Genialiste. Ma mõtlesin, et ma mängin selle põhiloo. Ma ei mängi kell 7 hommikul, vaata seda lugu, see mulle hästi meeldib muidugi. Ma mõtlesin, et ma mängin selle loo, mis on Blackile sarnane ja nad on koos Blackiga teinud. Ja see on Leikiv armastus. Vaata, see ei ole raadiojaam, et siis võib ju mängida. Sama ansamblilt kohe järgmisena ka pala. Aga meil läheb veel aega enne, kui me ilusa Lea Liitma ehk Lea Dioni siis laulu ära kuulame. Katrin, mina ei mäleta sind ka, et ma kuskil oleksin sind laivides näinud.
või kirjutamas kuskil näinud. Aga mine sa tead, et sinu nimi on hästi tuntud. Katrin on ju päris tuntud nimi. Et mine sa tea, me oleme kogemata teenindusega kokku põiganud, aga see on ju kogemata. Aitäh, sa oled täna siin. Ma mõtlesin, et näiteks ka kirjetes, vaata kus sa kirjutad alla kuskil laividele midagi. Et kas me oleme siis näinud teineteist või ei ole. Et võimalik, et oleme näinud, aga neid Katrini nimelisi on ju päris palju. Need ei oska öelda. Aga mul on hea meel, et sa täna siin laivis oled, aitäh. Ja vaatad mind ja kuulad mind ja kuulad Lea Liitmad ja kuulad minu tuugistaarti siin ja aitäh sulle. Okei, siis ma ei ole sind näinud. Mina olen jah niimoodi, et vinüülid, lintmakkid, kõik minu elu on käinud niimoodi, kassetid, siis tulid CD-plaadid, siis tuli arvuti mälumaht MP3-na ja nii edasi. Ma olen kõik selle elus läbi teinud. Ja nüüd olengi mingi MP3 peale, aga YouTube'is on video, see on MP4, kui niimoodi nagu öelda meile. Jah, panigi otsad, jah. Nii, korras, paneme siis järje. Paneme uuesti Lea Liitmad koos genialistidega ja mängivad nad meile ühte ilusat pala, mille nimeks on Leekiv armastus. Kes mäletavad filmi Vanad ja kobedad, kus saab natukene naerda, kes tahab nutab ka, siis kui see granaat lõhkes ja nii edasi. Võin mängida sinuga saunas, võin lebada sinuga teki all, kuulud Florasse või oled faunas, pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin diktariks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma loodan, et TikTok välja ei viska, ma näitan korraks, kus ma saan siit. Ma ei oska muidugi tagapilti panna, jah. Ma näitan. Päris pulja. Kes näinud ei ole, kes on näinud? No vot. Kõva sõna. Või olla su mina ja teine. Ma võiks olla su akude laadija. Sa oled rohkem kuulaja, jah? Aga see on hea, kui sealt vaata nupid välja mingi õige laivi ka ja kuulad. Sest mõni laiv on päris tarkusetera ka isegi. Ma olen tähele pannud. Ma teen ühte kui teist, ma kuulan ja teen laivi. Aga ma olen tavaliselt, kui ma teen laivist, ma olen vaikne, täna ma räägin. Ega ma nii vaikne, väga vaikne ka ei ole, nii et kes on mind enne näinud, et vahepeal ikka räägin ka. Ma järgmisena mõtlesin mängida sellist ansamblit nagu The Sun on ja. Ma käisin kunagi Tartus Peetri kirikus ja The Sun esitas seal akustilist promovist omale mingisuguse akustilise plaadile ja väga äge oli. Nii et The Sun tuleb siit nüüd kakako, isegi ilma reklaamita.
Ma elasin Tartus, ma olen Tartus siis kaks korda elanud ja vaata, kui sina tead mu nime äkki kogemata, vaevalt sa tead, on ju, siis mu Facebook näitab küll, et Tartu. Aga mul on elutöö tõttu, ma olen pidanud hoidma lihtsalt Facebookis, ma ei vaheta seda aadressi nimetust seal, jätan aadressi samas. No vot, pole midagi, kõik on korras. Nüüd vähemalt nagu öeldakse TikTokis inimesed kaamera ees näitlevad, eks ma ka näitan natukene, proovin siis näidelda või kuidas seda öeldakse, kuidas seda parem öelda on. Aga nüüd saame siis tuttavaks vähemalt. Tere! Ma võin öelda, et mina kino ja nii edasi. Aga Tartus ma enam praegu pole, ma olen Viljandimaal praegu. No, aitäh sulle. Tere. Tõsta üles käed ja kaelas teebi käed. Aga ma olen selline, ma olen kunstihuviline, ma huvitun laias laastus kunstist. Muusikakunst, maalikunst, ma ei tea, imelik vend olen. Ja tuleb see video ette, tuttav. Nojah, nüüd lasin täpselt sellise video koha, et nagu imelik värk oleks. Kes esimest korda nägid, nad mõtlevad, et no jah, see on Desani video ja. On tema video küll, jah. Vaata, üks asi on see, et kunsti ma hästi armastan. Ma armastan vaadata. Vaata, mulle ei meeldi joonistada ega maalida. Oli mingi kolmas asi ka. Aga ma austan ja tunnistan ja tunnustan ja saan väga hästi aru, kui mulle antakse ette üks ilus foto. See on kõige väiksem asi. Aga mulle antakse maal ette. Mu sõber ei näe mitte midagi selles, aga mina näen. Aga ise ei maali. Nii et kunstiinimene ma olen selles mõttes, et ma kuulan kunstiartiste, ma näen kunstnike maale, ma näen seal midagi rohkemat kui võib-olla mõni teine inimene näiteks, mu sõber näiteks ei näinud mitte midagi, kui me käisime Tartus kunstinäitusel kuskil seal ja nii edasi. Ta pärast ütles mulle, et mis asja sa nägid sellest kunstinäitusest. Ma ütlesin, et issand jumala sukeldusid sinna sisse ja ma arvasin juba uksest sisenedes, et sa vist ei hakka seal aru saama mitte midagi. Ja nii oligi. Nii, järgmisena siis nagu värgid-särgid teeme siis väikse süsteemika. Jah, aga ma ei tea, proovime ühte diskoluguga koos reklaamiga. Valmis! Felixi ketšup. Mõnusalt tomatine lisa. Ostke Felixit, tänapäeval on see kõige soodsam, eriti kui ostate liitri jagu. Ja siis kõige soodsam on ta kindlasti meie poodides, siis ta on Maxi marketites, teistes poodides me ei ütle, ei tee reklaami teistele poodile, aga me teeme reklaami härrale, kes laulab Suveniiris ja tema nimi on Olev Vestman.
kusjuures minu venna muusikaõpetaja. Talliga vedas, oleks ma sellise muusikaõpetaja endale saanud, siis ma juba oleks plaadistanud mõne lauluga. Ma mõtlesin, et kui nagu väikse disko peale läks juba, et siis järgmisena mängiks meie Eesti artisti, mitte seda Mari-Liisi, vaid mängiks teist Mari-Liisi, kes Kaatriga koos esines. Nii et kõigepealt kuulame siis selle ilusa pala suveniiri esituses ära. Ole Vestmani esituses. Mulle Ole Vestmanist meeldib, ema mängis vanasti Kometa Makki peal, mängis kasseti peal, oli see Pääsuke, vot see laul mulle meeldis jah, hästi palju meeldis, kui lihtsalt öelda, hästi palju, väga meeldis jah. Kahju, et meie hulgast need head artistid ära lähevad, no. Mina tean, nad tahavad Kuu ja Tähtedega kokku saada võib-olla. Lähevad nende juurde, jah. Mis siin Eesti ilma olustike juures, jutumärkides olustike juures, mis me siin poliitikute juures paremat teha saame, me saamegi muusikat kuulata, omavahel juttu rääkida, räägime millestki muust, liiga palju igapäevaseid uudiseid, kus jälle üks igamene jama toimus, jälle keegi röövis riiki ja keegi tegi seda, keegi tegi kolmandat ja keegi tegi neljandat ka veel. Ja nüüd siis on Mari-Liis ja Kaater. Kui juba diskoks läks. Kes on meist tänased kuulajad siin laivis, kes on natukene vanema inimesed, 80-ndad hitid olid head, 90-ndad hitid olid head, 2000-nda hitid olid head ja nüüd 2024 hitid on ka head, aga kõik ei pea olema nagu raadios. Ja kui sellise väikse vahe teed, näiteks Dynamit Klubiparadiis, ma ei tea, kas ma olen selle ära kuulanud, liiga palju teda kuulanud, näiteks teda ei mängi, aga ma teen sellised vahed ja värgid, särgid, et ma täitsa otsin kohe head asja, võtta mul nüüd kõva kätas ja ma näitan, kes nüüd uuesti tulid, need ei tea. Elektroonikasüsteem läks rikki, siin on päris palju Eesti albumeid, väga palju. Siis kui alapinge tekkis majas, siis läks rikki. Nüüd ma pean täna siis esimest korda laivis YouTube'i kasutama. Nüüd ma õpin seda YouTube'i nagu laivis kasutama. Ja nüüd ma vaatan, kus see Eesti muusika veel võiks olla. Ühe leidsin, see vist ei sobi siia. Siia laivi ei sobi üks pala.
tuletan inimestele 80. aastaid meelde pärast Eesti muusikaga. Seal on ansambel Monitor, laulu nime ma veel ei ütle. Selle me kuulame ise kõik ilusasti oma kõrvadega välja, nagu öeldakse. Ja kes nüüd alles liitusid, siis et ma räägin teile siis sellise loo, et mängin vahede vahelt mõnusat muusikat, et iga pala ei ole kohe tulemas. Isegi artist, kes mulle väga meeldib näiteks, sealt ei tule selle artisti pala. Nii, järgmisena siis ansambel Monitor. Lähme siis 80-ndatesse ja mängime sellise laulu maha, mille nimeks on Ootan tuult. Ansambel Monitor. Mul muidugi oma netiraadio käib, ma näitan teile lihtsalt pilti sellest raadioprogrammist, et korraks näete lihtsalt. Ma ise ei näe praegu, sest ma taga paneeli ei oska käima panna. Mul on oma netiraadio ka täitsa olemas. Ööprogramm käib praegu, rahulik muusika. Rahulik rege, rahulik chill out ja sellised falad. No edge ja kõike. Ja päeval hakkab disko peale. Mitte ainult disko. See on eriline. See on valitud disko. Võin ma kuulda ja kuulama pean iga päev. Pole kõrvu mul kõigiks juttudeks. Kõrgus huupe peal petab meid. Mul sõbraks vaid üks küsimus suur. Tee kohvi, jah? Mina joon teed, jah, aga sina tee kohvi. Aga ma joon kanget teed. Ma joon teepakikese otsast lõpuni tassi sees. Ei ole minä Virosta. Minä täiesti Eesti meha. Minä mitte Finlandia maa, minä Viljandi maa. Sinä võid pohoda Virosta ka, kui tahad. Mina aru saan. Üks küsimus
jah. Minul on juba järgmisena pala välja valitud. Mina tahaks teada, kes meie marjuläänikut austab või vanast ajast mäletab. Mängime Terassüdamega ilusat pala. Nii, ja siit tuleb. Ma räägin muusikal. Ühel ansamblil võib olla isegi hitte palju. Ma mängin hittidest hittide vahet täna mängin niimoodi. Et tulge kuulake. Kuulake mind, vaadake mind, kirjutage minuga, jooge kohvi, valmistage kohvi. Kellel nüüd valmis hakkab saama? Ahah. Näppus mu telefon läks kööki, jah? Ahah. Katrin läks kööki praegu. Juba hakkab valmis saama, ja. Vaatad, saab kuumaga ära ei kõrveta. See on sõbralik soovitus. Vaat see on laul. See on meie Eesti rahva kõrvu tulnud, jäänud, nagu tema vanemad palad. Mulle meeldivad laulud, kus on mõte sees. Isegi mulle meeldivad laulud, kus ei laulda. Aga ka selle muusikalise sümfoonial peab mõte sees olema. Ma pean abilehe lahti võtma YouTube'is, sellepärast et pakkumistes ei ole õigeid lugusid. Paneme selle abilehe lahti siis ja vaatame, mis sealt siis oma otsinguga otsin. Ma paneks siia, paneks sellise artisti. Teeme väikse vana legendi ka siia. No näed, üles leidsin. Et järgmisena siis mängime vana legendi Ivo Linnat ja helistame tema häält täna selle kõrval, mis ta tahab raudteejaamast meile rääkida oma lugudes ja palades. Täna helistame tema häält lihtsalt. Saidki kätte või? Ma mõtlesin, sa võtsid telefoni kööki kaasa, kui läksid kohvi valmistama. Et sa vahepeal ei kuulanudki või? No pole hullu, eks siin... No, seegi hea, kui sa nüüdki edasi kuulad. Nii, ei hakka mul siin... Tahab mul seda...
puslet kokku panna. Ma panen selle kokku siis. Esimese korraga õnnestus. Nii, vana legendi siis Ivo Linna ja ilma raudteejaamata täna mängime helisevat häält. Ma ei kuule ja ma ei näe. Mul mul on mõte, et pärast järgmisena võiks Alomatiiseid mängida. Legendaarne Ivo. Sinu imelist laulu keegi kuulamast vist ei väsi heal, ta puudutab ju iga üksiklast. See laul mu laulas sinule jääb, sest sul on valgus heliseb hääl, et laulda. Ivo alustas päris noorena. Ivo Linna siis. Ja ta oli selline, nagu öeldakse, suhteliselt ta oli algusest peale, no ta alguses oli natuke kogenematu, aga iga kontsert ta juba 5 minutit oli laulnud ühe pala teisest palast pool, siis ta kogenes ja paremini kui mõni teine artist tänapäevalgi väljas lava peal juba süvenes rahvasse sisse ja oma muusikasse sisse. Temal oli paari minuti inimene, nagu öeldakse. Mina olen tema vanadel kontsertidel tänu vanematele päris palju käinud, sest et uue kontserdil ei ole jõudnud, sest alati ei ole aega olnud, et minna teise Eesti kanti. Et täna jah, et vanas Vaksalist väljub rongan ja selle jätsin ma vahele, täna mängime helisevat häält. Ja siis sarnane ja ehk siis Ivoga seotud asi on siis järgmisena plaanis, et siis mängiks Alomatiisini helivakast ka midagi. Ja siis jätkame. Sa tead, et meil meesti pead nüüd laulma saab, kes näha kuuldagi sind ei saa, laula siis. Aga ta ongi muhe ja ta noorpõlves laulis lihtsalt natukene, see kärise väär oli natukene vaiksem. Aga nüüd on see rohkem välja tulnud vahepeal. Nüüd viimaks, kui ta on sellises vanuses saanud juba, siis ta juba jälle on, ma ei tea, tema, mis on nüüd tenor, on jälle muutunud natukene bassikamaks või? See salvestis on kindlasti, ma arvan, et vahepealsest ajast, siis kui ta juba 30 oli või 30 kuni 40 või. No mul siin jõudub ja kirjutame, millal see salvestis tehti. Aga nüüd siis tuleb Vaka salvest, Alomatiisini salvest. Üks väga tuntud pala.
ja kus sina teda tunned siis? Ei, ära nüüd otse vasta. Ma sain aru, et see on väga kõva sõna, et ma ei küsigi otse, et lihtsalt tead inimest väga hästi või siis jah. Okei, noh, ütlesidki kaudselt. Ei peagi otse omadega rääkima, kuidas see, mis, aga sa tuleta mulle Ivo venna eesnimi meelde. Ma kindlasti tean, hetkel ei tule meelde lihtsalt. No ja, see ei ütle mulle praegu midagi. Mul ei teki praegu. Ival on see poeg, vaata poega ma tean kuidagi moodi, niimoodi. Ja see on jälle minul on jälle läbi muusika keegi jälle tuttav tulnud juurde, tead. Aga noh, kui tuttav siis, aga ütleme muusika tuttav küll, et noh. Ivo poeg, aga Taivo vennas. Jah, mul ei torka praegu täna pähe. Aga noh, see selleks. Ma panin sellise inimese kodulehe pealt, kes on nii kompressoriga läbi lasnud selle muusika, et seda võid kõvemaks ka panna, aga põhimõte on õige, vähemalt ta mängib head muusikat, las ta siis olla. Ja. Kui inimesed teaksid, nad ei pane lihtsalt tähele, nad ei tähelda, on ju. See muusika isegi, kui oled töö juures ja kui on võimalik kuskil liini juures või mina liini peal töötada, on ju, näiteks. Ja kui kellelgi on võimalik, et on telefon kaasas ja kui keegi helistab ja hääletu peale ei pea panema selle töö juures, on ju. Ja kui seal hakkab kindel pala näiteks, et lubasid tulla ja sa ei tulnud, on ju, Koit Toome ja Nexus, on ju, mis seal oli, on ju. Ja vaata, siis hakkavad inimesed kohe kuulama hoolega. Aga järgmisena tuletame meelde seda, et Toomas Anni mängis vanasti sellist nagu süldimuusikat. Aga poolsült on ka olemas. Ja mängime siis Toomas Annilt väikse sellise poolsüldi. Ah
Mine läks arutuks. Muidugi koos reklaamiga. Sest kui igad jääb jalgu, tuleb Fanta mängu. Näksi Lusti nimel. nii kui üks pääsuke läheb lendes kõrgele, et vaevalt näha veel läheb ülesse. nii on meelutee, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. nii on meelutee, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. No kuidas su kohvi maitses või maitseb veel? Hakkab teine jahtuma, kui sa just ei ole teda ära tarbinud. Ansambel jah, aga ütleme selles mõttes, et inimene on Lõuna-Eestist Vana-Kuustest pärit. No, kui ma nüüd ei eksi, siis ta peaks siiamaani seal elama seal kandis. Ja lihtsalt tema häält tunti kohalikus selles vanasti nimetati kultuurimajas. Ja keegi pani seda tähele ja pani tähele ansambel Suveniil ja võttis ta enda punti. Mul ei ole selle vanameistri nimi meeles, kes on kõik selle muusika alla mänginud. Kas see uus plaat on vanameistri mängitud alla, seda ma ei oska praegu öelda. Aga. Nii. Nii, mina pean nüüd korraks ära käima. Ma panen teile käima valikulised palad. Ma lähen 2... Oho, huvitav, net mängib. Ma lähen 2-3 minutiks praegu kõrvale ja ma olen tagasi. Today, we welcome our newest YouTube series, Be Our Guest.
In the first episode of our new series, tulen kohe tagasi. Reklaami pole vaja, kuulame veel ühe. Nii. Ühe Anni loo veel. Ma olen täitsa tagasi. Ma kuskil ei kadunud. Nii, vaatame siis, ma olen tagasi. Ja nüüd ma jõudsin tagasi ja järgmisena ma mängin teile sellise artisti, mida ma nüüd välja ei otsinud, kui ma kindlasti mäletate Doogie Starti kõrvalt ja Koit Toome kõrvalt. Mäletate artisti nimega Nancy. Tema ema ja ema nimi on Helsimaa.
kes on meile laulnud selliseid vokaale ilusaid. Vokaal tähendab siis seda, ma ütlen teile siis kohe, et lauldakse kas muusikaga koos või siis ilma muusikata, ilma sündita ja mängitakse siis sünti kõrvale ja Elsimaa laulis siis vanasti nii otsest vokaali kui ka muusikaga koos vokaali. Aga tema tütar Nancy on artisti nimi, eks tal ole oma päris nimi ka. Kui ta tahab seda salatseda, siis mina ka salatsen. Eks ma olen natuke tean ka, kuidas need asjad on. Ja mis on see perekonnimi. Ja ma tean sellist asja, et kindlasti kui nüüd Tuugistardi kõrvale võtame siis Nancy. Kes teab seda pala ja kes ei tea seda pala. Kes on noorem põlvkond, kes on vanem põlvkond. Just, elada ja mind jah. On. Sa vanem põlvkond või noorem põlvkond. Et võib-olla tund läbi, et ma küsin uuesti, et kas sa noorem põlvkond või vanem põlvkond. Et TikTokis on ju niimoodi, et kõik teavad seda või? On ka nii või? Ausalt või? Jaa, nüüd oli ju, Nancy esitas ju uuesti aastaid hiljem ju käis ju laval ju. Sellel aastal käis mitu korda laval, siin, seal, igal pool Eesti peal. Riim ei olnud, tulnud ta sai. Jaa, õige ju. Okei. Siis sa tead seda vanema ja muusikat ka päris palju. Vähemalt raadiojaamad on sul läbi lapatud, nagu öeldakse. No ikka, saab ikka. Põhjamaine ütles. Tere Eesti naine, Põhjamaine sulle ka. Põhjamaine, kas sinul on valikuliselt muusika, mida sa kuulad? Kas sa kuulad rocki, poppi, tantsu? Või sul on ainult rütm tähtis? Raske küsimus, aga äkki oskad vastata? Kui oskad, siis vasta vähemalt nii, et ei saanud küsimust aru või mida iganes. Next, kas see on see vene artist või? Jaa. See alguses ei olnud siin Põhjamaine, aga mina ütlesin alguses jah, et ma kuulan ise muusikat, laivi alguses ütlesin, et ma kuulan muusikat New Age'ist kuni rockini välja. On selline süsteemne asi ja mulle meeldis, kui Kristjan avaldas soovi, et kas sa täna võiksid mängida ainult Eesti muusikat. No, praegu selline mõte on, et mängiks siis ainult Eesti muusikat. Kui soovi avaldatakse, peab läbi mõtlema ja tegema. Sa võid ka kõike kuulata, aga New Age'ist sa tead midagi või? Mis on New Age'i stiil?
kus mängitakse Enigmat näiteks, ERA-d ja nii edasi. Nojah, kinni võib alati panna, seda küll jah. Põhjamaine, kas sina vene artiste ka tead? Muidu. Teeme nüüd väikse pöörde. Teeme nüüd väikse rockipöörde. Aitäh. Teeme väikse rockipöörde ja paneme sellele palale, mis praegu käima hakkas automaatselt. Paneme Smilesi. Puuren ja Tiestoid ja Avicii. Rääkides Aviciist, siis Avicii läks ju tegelikult maailmast minema tänu sellele, ta tegelikult tuli lavale alati kartusega, ta oli inimkartlik. Ta süvenes 15 minutit oma muusikasse ja siis hakkas alles muusikat tegema. Sest enne oli inimkartlik. Ja selle tõttu ta tarbis päris palju alkoholi. Ja siis ta Avicii, ansambel Avicii. Ja siis ta oma maokese tuksi panigi. Ise teadmata. See oli see, et kui ta lõpetas kontserdi, siis ta läks pärast enda meelt lahutama, sest ta oli inimkartlik. Ta läks selle peale meelt lahutama. Aga keegi seda ei tea, kõik kuulavad Aviciit ja tänapäevalgi tehakse Avicii lugusid, mis tal on seal salvestustesse jäänud, tehakse remixi ja asju ja tema produtsendid lubavad neid mixe teha teistele artistidele. Need on inimesi, kes lähevad lavakartlikult ja mitte lavakartlikult, vaid inimkartlikult ka lavale. Avicii oli selline, aga kahju, ta ennast nagu üle jäi. Tervis läks käest ära. Nii, nüüd vaatame ja vastan teie küsimustele ja asjadele. Jaa, Armin van Buuren on, ma ütlen, et Aviciiga sarnane, Tiestoga sarnane. Ainukene vahe on see, et Tiesto, Armin van Buuren ja Avicii on erinevad muusikad. Nad on siiski sellised tantsumuusikad nagu, aga nad on erinevad. Kui te minust aru saate. Ja Alla Pugatsova, Juri Satunov, Maksim ja edasi. Jah, ikka tead küll. Ikkagi inimene. Ja vaata, mina ei ole Tallinnast, aga sa oled ikkagi inimene. No minu huumorist peab aru saama, see on huumor, see on hea meelega öeldud huumor. Mulle ei meeldi kedagi pahandada, kedagi tõreleda. Aga vaatame nüüd ja kuulame nüüd ühte Eesti artisti. Kas te teate Mr. Happymani ajalugu? Et ajalugu on selline,
et kes oskab paari sõnaga selle kirja panna. See on kõva inimene. Ma ei oskagi ise paari sõnaga ise öelda. Happy Man on nii värviline värk, et see bänd üldse sündis. Aga las jääb bändi teada. No tere Tallinn. John lase vesi välja. Ei, autol palun. Kes järgmisena kirjutab mulle praegu ühe eestikeelse pala nime või artisti nime, selle ma mängin kohe ette, sest ma olen praegu ummikus. Mulle ei tule siit nupust praegu, kohe hetkel ei tule praegu välja ühtegi järgmist artisti. Ei, ma võin siia kirjutada küll, aga ma ootan, kes järgmisena kirjutab nukuke. Okei. Maie või Malle või mis ta nimi oli. Nukuke paneme niimoodi. Ma mäletan küll see artisti nimi. Tiiu oli artisti nimi. Üles leidsin. Jah, sina oled esimene, kes nüüd väga tubli kohe kaasa aitamast. Järgmisena mängime Tiiut. Tiiu on tavaline Eesti rahvusnimi. Nagu Toomas ja Lauri ja. Ja, kindlasti ma olen seda kuulnud, aga ma arvan, et ma tean, mis loost sa räägid, aga jah. Aga Tiiu tegi vist, mitu lugu tegi. Ta plaati vist ei teinudki, ta oli hiti kogumikke läinud. Joo. Tegi. Oli küll. Ja kusjuures selle põhiloo kõrval oli tal veel, Maiel oli veel, oli lugusid veel. No, neid jagus. Aga ma ei tea, kas need plaate kassette tehti, aga plaadistamist ma ei ole kuulnud. Kassette võib-olla tehti, jah. Kes on Kerli Veski? Ma olen muusikas kõva, aga vaata asi on selles, et kui jäi mingi väiksesse ringi kuskile, siis ma ei tea, kes on Kerli Veski. Okei. Aga tal ei ole veel plaadistatud midagi. Ma ei kuula vaata Elmari raadiot iga päev. Ma ei tea, võib-olla seal on mängitud juba. Ja Alo TV-d mul selles Elisas ei ole. Okei, üle järgmisena panen siis selle käima. Aitäh sulle soovituse eest. Ma saan teises hakkamas juba välja otsida muidugi. Nii, järgmisena tuleb Tiiu ja Tiiu laulab meile täna nukukesest. Nii, nüüd on selline asi, et mina otsin praegu välja ühe huvitava Kerlipala. Ja kui ma midagi leian, siis ma pean valiku tegema. Ohoo.
2 pala, 3 pala juba. Ohoh. Viljandi lauluväljakul ka käinud. No jah, tema ema siis on järelikult piisavalt suures vanuses, et 93. on ka Veski esinenud kuskil juba. Ohoh, vaata seda näitab jõudu. Kas see jälle naeratan Veskilt on hea pala? Ma esimest korda tõesti tuttun praegu Kerliga. Issanda juss, nüüd hakkab meenuma. See oli 7 vaprat vist või? Mingi selline saade oli. No ma ei saa ette kuulata. Ma panen lihtsalt käima selle pala pärast nupukest. Aga jah, Tiiu tegi oma palasid. No, sai vist 3-4 pala kokku ja kui ta nüüd edasi läks teise mingi bändi, vaata siis ta, teise bändi nimetuse all. Ma lihtsalt räägingi bändi nimetusest, et Tiiu all ta tegi vist maksimum 3 pala. No, näitame teile ka. No siin ta nüüd musitseerib ja tantsueerib. Ega igale ühel ei olegi lauljäärt. Meie kõik ei saagi lauljaks. Aga tähte ma on laulja. Mul on juba Kerli välja otsitud teises netiaknas. Ja vaatan nüüd esimest korda ja kuulan ja pärast tuleb välja, et ma ei kuulegi seda esimest korda. No vaatame. Nii. Kerli Veski. Ma ta on noorena praegu siin. Ta ei meenuta küll, ta meenutab mulle midagi monitorist midagi, seda solisti. Aga teda ma küll ei mäleta jah, et oleks enne kuulanud jah, või kuulnud. Ta laulab järgi vist MC laule või vähemalt see laul. Okei. Ta laulab järgi vist MC laule või vähemalt see laul. Okei.